Tere! Oleme tulnud siin Tartus Raadi külje all asuvasse Huumi tehaste juurde. Ja tulnud siia sellepärast, et homme hommikul kell 4, tõesti väga vara hommikul, stardib siit autokolonn Ukraina poole, kuhu olen liitumas ka mina ja tegemas seda lausa 2 nädalaks. Just sellepärast on mul kaasas ikka väga palju asju, nagu te näete, ühes käes droon ja statiiv ja teises käes reisikohver, mida kusjuures pole ma mitte kunagi kuhugi reisidele kaasa võtnud. Seljas on ka väga suur seljakott ja kõhu peal kõhukott. Aga 2 nädalat ei ole naljaasi ja lähme uurime, mis siis täpsemalt meid ees ootab. Saad sa hoida seda polo? Kõik see. Oleme siin pool tundi üritanud väikest sauna siis käima panna, süde ei lähe tööle. See. Siuke tunne nagu kannikad tahaksid küljest ära kukkuda. Ja see. We thank you for your support. Tuleb lahkamisele järgmistel päevadel. Aga enne veel saame tuttavaks, millega meie tublid eestlased, kes mind 1. novembril alanud saunade äraviimisprojekti kaasa kutsusid, õieti siis ikkagi tegelevad. Ja uurime, mis neid ajendab seda kolgata teekonda nii tihti ette võtma. MTÜ Saunad Ukrainasse eestvedaja Siim Nellis sõnab, et mittetulundusühingu põhitegevus seisneb Eesti salarelva ehk sauna Ukraina rindele vedamises. Kui võitleja läheb sellesse masinasse või süsteemi, siis ta saab peale puhta ihu ja võitlusmeele, lisaks ka kuivad ja puhtad riided ja kogu varustuse. Ja nädalas teenindab see ära vähemalt 500 meest. Nellis räägib, et alguses saatis tema saunamissiooni osade Ukraina üksuste hulgas kerge skepsis ning uuriti ka võimalusi, et ehk saaks saunad ära jätta ning asendada need näiteks suurema dušinurgaga. Kuid proovinud lõpuks esmakordselt siis seda imeleiutist, sauna, anti ühene tagasiside, et see päästab ju elusid. Krimmi tatarlased ei tunne sellist kontseptsiooni nagu saun kultuurilooliselt. Küll aga 2 nädalat hiljem ütles Krimmi tatarlaste juht, kellest loodi omati brigaad, et see päästab elusid ja kõrvalüksuste ülemad küsisid, et millega sa oma mehi toidad. Saunad Ukrainasse missiooniga eelmisel aastal liitunud Brit sõnab, et esialgu oli tal endalegi pisut raske põhjendada, miks ta ettevõtmisega liituda otsustas. Ikkagi esmalt vaja ju sõita mitu väsitavat päeva ühte jutti, et siis olla lakkamatult Vene kõikvõimalike õhuründeseadeldiste laske ulatuses. Esialgu oligi raske nagu põhjendada ka, et võib-olla natukene selline missiooni ja sarditunne, aga siis kui ma esimest korda kohal olin seal, see aasta me oleme 3. kord nüüd, siis oli hetk, kus hästi sükene jahe ja sombune ilm umbes nagu see oli seal ja andsime selle sauna üle ja üks selline suurt tugevat kasvu kuskil 60-aastane mees mõmbiks kutsusime. Lihtsalt kallistas ja pisarad jooksid ja ütles, et ta saab üle 6 aja jälle pesema. Kui veel 4 aastat tagasi samal ajal sai Kiievisse lennata lennukiga ja vaid 1 tunniga, siis nüüd tuleb rännata sinna maismaad pidi läbi Poola. Keskmiselt kulub selle vahemaa läbimiseks umbes ööpäev. Etteruttavalt olgu öeldud, et meil saunadel kulus selleks 50 tundi, kui maha lahutada 2 ööpeatust ja 6 tundi tollikemplust Poola piirivalvuritega. Varsti saab 5 tundi passitud ja ei paista väga asjad liikuvad siin. Seega, kui esmalt mõelda, et seda kõike on liiga palju, siis tasub korra kaugemale mõelda. Ehk selle peale, mida tunnevad ukrainlased. 45 kuud täiemahulist sõda sõdinud Ukrainas on elukvaliteet mõistagi drastiliselt muutunud. Iga päev toimuvad õhurünnakud on tekitanud kriitilise unepuuduse, nälja ja pesematuse ja seda eriti sõdurite hulgas. Muidugi on raske koha peal olles, et eelmine kord jäime siin juunikuust päris korraliku droonisaju alla, aga emotsionaalselt selles mõttes seal olles, aga kui pärast tagasi tuled, siis mõtled, et kui mõttetute asjade peale vingutakse, et meil on siin tegelikult kõik olemas. Meile andis saunaekspeditsiooniks indu juurde ka toreda Ukraina proua Galina valmistatud ja kaasa pakitud näksid. Pole mitte mingi liialdus öelda, et Ukraina köök on minu üks lemmikuid, kui mitte kõige lemmikum ja meil on siin Tartu külje all Ülenurmes elab üks tore ukrainlanna Galina, kes on meile valmis meisterdanud väga suure valiku erinevat toitu. Ma saan aru, et ega meil vist endal ei olegi vaja väga midagi kaasa osta, et meil on siin pirukaid, seapekki, erinevaid hoidiseid, moonisaia isegi. Kui kaua sellise, ütleme siis laadungi tegemiseks teil aega kulus?
No kui ma ei ole seda inimene, mis nagu istun ja kohe teen ja ma ei tea, kui palju läheb aega, aga nagu oli mul eile natukene ette valmistutud peale tööl, nagu kala solasin ja leiba küpsetasin ja pirukasid. No kui võtta kokku, siis ma ei tea, no kui arvestada marineeritud kurgid, siis ikka 4-5 tundi läheb. Ukraina köök on väga rikkalik boržisupist, seapekini, erinevatest maitsvatest pirukatest kuni moonisaiadeni isegi. Mis teie enda lemmik Ukraina köögi element on? Mul on väga palju, mis meeldib, aga no ma ütlen 2-3 erinevat asjad, mis nagu tšeburekid, mis mina ei saa ütelda endale ei. Ja kapsarulid. Magusad ei ole väga sõber. Aga nagu moonirull ka mul meeldib. Aga selleks, et ma päriselt Ukrainasse automaati tulistama jõuaksin, tuli läbida tõeline katsumuste jada. No ja võt selline seiklus meid hakkabki siis ees ootama ja egas midagi, kui palju jõudu ja jaksu meile soovida ja näeme juba järgmistes osades, mis siis sellest kõigest välja kooruma hakkab. Tšau!